Tere veel kord. Alustame tänase veebiseminariga teemal, kas keskkonnasõbralik pakend on olemas. Hea meel on tõdeda, et Antalise poolt välja kuulutatud seminar pakub suurt huvi ja meil on nii palju registreerunuid. Tänane seminar saab ka salvestatud ja on hiljem järelvaadatav. Minu nimi on Aivo Vellamäe ja ma olen Antalis OÜ tegevjuht. Ka minu poolt, minu nimi on Rivar Õlboopin ning mina olen Antalises pakendi ostujuht. Veebiseminari jooksul tekkinud küsimusi saate meile esitada chati kaudu ja neile vastame seminari lõpus. Veebiseminari lõpus palume ühtlasi ka teie tagasisidet ja vastata paarile küsimusele. Ja need küsimused avanevad automaatselt Zoomi veebikeskkonnas. Enne kui teema juurde asume, paari sõnaga ka Antalisest. See aitab kindlasti ka selgitada, miks me keskkonnateemat just pakendi võtmes lahkame, et Antalis Eestis ja tegeleb tööstuslike pakendite, paberite ja reklaammaterjalide hulgimüügiga. Aga kuna me kuulume suuremasse gruppi, kes toimetab siin Euroopa Liidus ja natuke laiematelgi turgudel ehk 31 riigis ja meie grupp, mis kuulub Jaapani kontsernile Kokusai Pulp and Paper, et sellest tulenevalt me arvame, et me teame siin sellest pakendi teemast üht-teist ja julgeme sellel teemal veidike sõna võtta ja püüamegi omalt poolt kaasa aidata, et pakendeid kasutavatel ettevõtjatel oleks võimalik langetada otsus loodussäästlikust aspektist. Nii, ja täna räägime 4 teemal. Puudutame põgusalt pakendivaldkonda mõjutavat seadusandlust. Püüame vastata küsimusele, mis on keskkonnasõbralik pakend, seda läbi erinevate aspektide ja toote elukaare. Tutvustame Antalise poolt välja töötatud tööriistu, mis on Green Card ja Green Star System. Need aitavad orienteeruda pakkematerjalide valimisel ja leidmisel keskkonnasõbralikkuse vaatenurgast. Ja proovime tuua ka näiteid, mis on tehtud keskkonnasõbralike pakendite kasutuselevõtul. Alustame aga seadusandlusest ja sellest rääkides tooksime välja 4 meie arvates olulist nüanssi. Euroopa Liidu pakendite ja pakendijäätmete määruse ehk PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, kehtestab kõikide pakendijäätmete koguste vähendamise. Ja juba 5 aasta pärast, aastaks 2030, peaks pakendite kogus 5%. Teise olulise nüansina määratleb PPWR, et tühja ruumi määr pakendis tohib olla maksimaalselt 50%. Ja kõik pakendis olevad täitematerjalid loetakse samuti tühja ruumi hulk. See tähendab, et oluliseks muutub toote optimaalse suurusega pakendi valimine ja nüüd muutub see ka seadusandlikuks nõudeks. PPWR-i eesmärk on suunata kõikide pakendite ja pakkelahenduste korduvale ning ka toorme taaskasutamisele. Ja läbi korduva kasutamise saab vähendada pakendite jäädet. PPWR-i kohta öeldes tuleks veel esile tuua see, et ta on veel seadusandlikus masinas ja tema lõplik heakskiit või välja tule on alles töös. Ja 4. oluliseks regulatsiooniks, mida me peame oluliseks välja tuua, on plastimaksud. Ja kohe räägimegi lähemalt Ühendkuningriigi, Hispaania ja Läti näidetest. Et kõigis nendes 3 riigis on mindud eri teed.
Ühendkuningriigis maksustatakse plastpakendit maksumääraga 200 naela tonn. Juhul, kui plastpakend sisaldab vähemalt 30% taaskasutatud plasti, siis nii-öelda PCR ehk post-consumer recycled materjal, siis on plastpakend maksust vaba. Nüüd Hispaanias on kogu esmane plastpakend maksustatud 450 € tonn. Näiteks kui pakend sisaldab 70% esmast plasti ja 30% taaskasutatud plasti, siis maksumäär rakendub vaid esmase plasti osale. Ja nüüd Läti on valinud sellise tee, kus plast on igal juhul maksustatud. Näiteks kui plast on ümbertöödeldav, siis on maksumäär 80 € tonn, aga kui plast ei ole ümbertöödeldav, on maksumäär 120 € tonn. Ja see Läti määrus kehtima siis käesoleva aasta 1. juulil. Kõikides neis riikides on plastimaksu maksja kohalik turustaja või tootja. Ja vastava aruandluse ja turule toodud koguste alusel toimub see siis. Näiteks kui mõni Eesti ettevõte ekspordib oma toodetud pakendeid Ühendkuningriiki, siis maksu peab maksma sealne ettevõtja, sest tema on see esmane turustaja sealsel turul. Ehk siis ekspordile orienteeritud Eesti ettevõtete jaoks muutuvad seega oluliseks sihtturgudel rakendatud maksumudelid. Me täna siit kaugemale ei lähe. Selle seadusandluse teema juurde on meil kavas lähitulevikus põhjalikumalt tagasi tulla ja selle kohta teha siis eraldi webinar. Nii, aga mis siis aga üldse on keskkonnasõbralik pakend ja kas tarbijad sellest ka hoolivad? Alustuseks siis natuke statistikat, et paar aastat tagasi viis Antalis koostöös Turu-uuringu agentuuriga Kesk- ja Lääne-Euroopas läbi ühe küsitluse, mille tulemusena saab väita, et 72% tarbijatest muretsevad pakendamise keskkonna mõju pärast ja tunnetavad siis probleemi sellel teemal. 66% tarbijatest valib tooteid ja teenuseid keskkonnasõbralike omaduste põhjal ning circa 52% klientidest ja tarbijatest tunnetavad emotsionaalset sidet nende toodete ja organisatsioonidega, millel on keskkonnasõbralik kuvand. Ka Eestis on taolise sisuga uuringuid läbi viidud ja saab väita, et suures pildis tulemused on sarnased, et üldistatult siis, et pooltele või veidi enam kui pooltele lõpptarbijatest läheb keskkonnateema korda. Lõis üks-ühele küll nüüd jah, neid tulemusi võrrelda ei saa, aga uuringu tulemus mõjutab siiski väga palju ühiskonna taustsüsteemi. Rääkides keskkonnasõbralikest pakematerjalidest, tuleb rääkida mitmest erinevast tegurist. Toormaterjali alusel saab näiteks pakendid üldjuhul jagada siis kahte suuremasse liiki, et pakendid on valmistatud kas siis paberipõhisest toormest või plastipõhisest toormest. Siit omakorda saab edasi vaadata, et kas pakenditoore tuleb esmasest loodusvaradest või korduvkasutatavast materjalist juba. Ja pakendi valikul oleneb väga palju sellest, millist toodet on vaja pakkida ja milline toote teekond tootmisest kuni kaubakasutuseni on, et see määrab, mis tüüpi pakematerjali on mõistlik siis kasutada. Transpordi osas siin me peame silmas eelkõige pakendi optimaalset suurust, mis siis algab juba pakendi disainimisel ja valikul. Ringmajandus, see eeldab, et korje, sorteerimine, ümbertöötlemine ja taaskasutuselevõtu infrastruktuurid on olemas siis riikides. Ehk et nagu mõistate, siis juba kohe siin alguses tundub, et see keskkonna
sõbraliku pakendi valimine on keeruline ja keskkonnasõbralike pakkematerjalide täpset nimekirja tegelikult väga olemas ei ole. Aga nüüd räägib neist teguritest, millest siin natuke juba puudutasin lähemalt River edasi. No pakendi toormaterjali puhul tuleb tähelepanu pöörata sellele, et siis kas toore pärineb taastuvatest või juba ringlusse võetud ressurssidest või siis on see ka biolagune näiteks. Et väga tähtis on lõpptarbija jaoks mugav ligipääs jäätmete sorteerimise süsteemidele, sest seal tekib taaskasutatav toormaterjal. Ja samuti on oluline, et pakend oleks valmistatud monomaterjalist ehk siis ühetaolisest materjalist, mida on palju lihtsam sorteerida ja uuesti ringlusse võtta. Me peame ka selgitama, et keskkonnasõbralike pakendite nii-öelda ametlikku määratlust ei ole olemas. Meie kõik oleme rohepesu suhtes väga ettevaatlikud. Nimed midagi lihtsustatud jätkusuutlikuks ja keskkonnasõbralikuks. Kui keegi seda teeb, peab see väide olema korralikult kommenteeritud ja ka see ei ole üldse lihtne. Keskkonnasõbralik pakend arvestab keskkonnamõjuga toote eluea jooksul. Alates toorainest kuni toote elutsükli lõpuni peab eesmärgiks olema negatiivse mõju vähendamine keskkonnale ja ka inimeste tervisele. Keskkonnasõbraliku pakendi puhul soovitame alati eelistada siis kestlikke või ka innovatiivseid materjali. Ja õige toormaterjali valimisel tuleks eelistada taastuvat tooret või taaskasutatud toormest toodetud materjali. Nii, sageli me kuuleme, et inimesed kalduvad eelistama paberil põhinevat pakkematerjali, kuna see tundub olema keskkonnasõbralikum. Kuid tegelikult see teema nii mustvalge ei ole, et River räägib siis edasi, et kuidas meil päriselt need lood käivad. Jah, naljaga pooleks võib öelda, et see teema on nii-öelda rohevalge. Aga jah, tahaks veel kord viidata eelpool mainitud siis uuringute andmetele, mis näitavad, et circa 63% Euroopa tarbijatest usub, paber on kõige keskkonnasõbralikum pakkematerjal. See on loomulik, sest paberil põhinev pakend on valmistatud taastuvast toorainest ehk puidust. Tahaksin siiski lisada, et see vastus küsimusele, milline pakkematerjal on jätkusuutlikum, paber või plast, see ei ole nii lihtne. Mõlemal on omad head ja vead. Selle keerulise küsimuse lihtsustamiseks tuleb arvesse võtta 4 kriteeriumit. Esmalt siis, kas pakendi toorme päritolu, kas biopõhine või ümbertöödeldud toore. Teiseks ringlusse võetavust, kas ja mitu korda saab materjali taaskasutada. Mõlemad materjalid, nii plast kui paber, on ringlusse võetavad ja neid saab muuta uuteks toodeteks. Ja keskkonnateemalises arutelus on tekkinud ka lisaks üks uus mõõdik, CO2 heide. Pakkematerjali elutsükli siis. Paberipõhiste ja plastipõhiste pakkematerjalide võrdlemisel on tootmisprotsess puidu lõikamisest lõpptooteni paberi puhul tegelikult palju pikem ja CO2 mahuk. Näiteks pabertopside valmistamine tekitab tegelikult 5 korda rohkem CO2 kui plasttopside valmistamine. Muud olulised küsimused, mida küsida on, et kas plast on ringlusse võetud või ringlusse võetav.
ja kas pabermaterjal pärineb vastutustundlikult majandatud metsadest. Ja siis loomulikult tuleb lõpuks arvesse võtta toote elutsüklit. Nüüd olelusringi hindamine on selline lähenemisviis, siis mille puhul hinnatakse toote täielikku keskkonnamõju kogu selle olelusringi jooksul. Ja selleks liidetakse kogu ressurss, energiakulu ja keskkonnamõju, mis kulub toote valmistamiseks vajaliku toorme hankimisest kuni toote kõrvaldamise pärast kasutamist. Väga oluline on siinjuures pöörata tähelepanu toote taas- ja korduvkasutusele ning seda siis kogu tsükli vältel avalduvale ka transpordi keskkonnamõjule. Vaatleme nüüd natukene fossiilil ehk siis nafta baasil toodetavate plastide toorme alternatiive. Üks nendeks on siis biopõhine plast, mis on tavaliselt valmistatud suhkrupeedist, suhkruroost, maisist või tselluloosist. Selle kasutamise käigus materjali tehnilised omadused säilivad ja hilisem roteerimine on suhteliselt sarnane plastide käitlemisega. Järgnevalt biolagunev plast tekib plasti tootmise retsepti täiendamise puhul, mis võimaldab siis materjalil hiljem looduslikult laguneda. Materjali kasutamisel on selle tehniliselt võimekus natuke madalam ja hilisem sorteerimine eeldab tööstuslikku lagundamist, et vältida mikroplasti jõudmist loodusesse. Ja viimaseks, võiks öelda, kõige tähtsam nendest on ümbertöödeldud plastiteke. Ja selle eelduseks on vajalik korje, sorteerimistaristu ja ringlussevõtu tehnoloogia ehk siis kõik need töötlejad. Kui me eelnevalt vaatlesime plastpakendeid, siis nüüd keskendume paberpakendite omadustele. Ja seda me teame vist kõik, et paber tuleb üldjuhul metsast. Aga me kasutame siin võimalust, ütleme, et paber tuleb ka antlise laost. Ja paberi omadustest tooksin esile võib-olla järgnevalt, et paberipõhiseid pakendeid saab korduvalt kasutada. Paberkiudu võib ümber töödelda lausa 5-7 korda. Peale seda selle tehnilised omadused enam ei säilu. Ja viimasteks ümbertöötlemistsüklites saavad paberkiud erinevate vormide kujud, et näiteks munarestid või kastide täitevormid. Paber on ühetaolisem toore, ehk et ta on nii-öelda monomaterjal ja on oluliselt lihtsamini ümbertöödeldav. Ja üle 67% Euroopas kasutatavast paberist võetakse juba ringlusse. Paber on ka taastuv ressurss. Seejuures on aga oluline siiski rääkida ka koostööst FSC ja BFC sertifitseeritud osapooltega, mis on säästliku metsanduse ja pabertoorme kasutamise eelduseks. FSC märki annab välja rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon Forest Stewardship Council ja see näitab, et toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsast. Ja BFC Program for Endorsement of Forest Certification on maailma suurim sertifitseerimise programm metsaomanikele ja puitu kasutavatele ettevõtetele, ehk siis edendades säästvat metsamajandust. Järgnevalt tahan ära mainida veel mõned toormaterjalide näited, mida saab siis plasti ja paberi alternatiivina pakkematerjalide valmistamiseks kasutada, et nendeks võivad siis olla siin seeneniidistik ehk siis bütseel, pagasse, bambus, rohukiud, vetikad, maisitärklis. Ja üks näide siit samast Eestist, kus siis on kasutatud alternatiivmaterjaliks villa ja pakendiks on siis villaümbrikud.
Need on lambavilla jääkidest siis põhimõtteliselt toodetud pehmendusega postiümbrikud, mida siis võib kasutada erinevat tüüpi esemete või saadetiste transportimiseks. Ja siit veel üks näide Eestist endast, et tegemist on siis eestimaise täitematerjaliga, mida ka pakendamisel kasutatakse ja mis siis on selline puitspiraal. Materjaliks on seekord saetööstuse jääkmaterjal, aga tulemus kui selline on väga soliidne ja alternatiiv siis täide kastidesse või pakkidesse plasti või paberi asemel. Et nagu näete, on erinevaid uuenduslikke võimalusi juba ka aktiivselt kasutuses ja siit kohalt jätkame aga jätame toormaterjali nüüd rahule ja räägime järgnevalt siis pakendi valmistamisest ja transpordi mõjust. Pakendamine kui tegevus, siis inglisekeelne hea väljend on application, siis mis vastab selle küsimusele, kuidas pakendada, muutub tihti oluliseks alles siis, kui reaalselt hakataksegi pakendama. See, et kaup on transpordi ajal kaitstud ja optimaalselt kopeeritud, sõltub aga sellest, millist materjali kasutatakse. Transport ja õigete pakkematerjalide asjakohane kasutus on oluline ja seda illustreerib hästi materjalide ja heitmete koguse vähendamise näitel järgnev kliendikogemus. Eksamplise klient pakendas tooteid, tavalise särke, transpordikasti, mille esialgsel valimisel ei pööratud üldse tähelepanu kastide sobitamisele kauba alusele. Nad hakkasid otsima uut efektiivsemat lahendust. Nende tingimus oli, et kauba hulk kastis ei tohi muutuda. Ja lahenduseks pakkusid Mantle siis välja kitsama ja kõrgem kasti, mis mahutas sama palju särke, kuid võimaldas optimeerida kastide paigutust kauba alusel nii, et 5 kasti asemel sai igas reas olla 6 kasti. Selle tulemusena mahutas kauba alus 20% võrra rohkem kaupu ja lisaks kulus kasti formeerimiseks vajaminevat materjali 7% vähem ning väiksem kast oli ka 4% odavam. Ja kokkuvõttes selle optimeerimise tulemusena vähenes ka CO2 heide, mis saavutati tänu vähemale pakkematerjali tarbimisele ja transpordiühikute tõhusamale kasutamisele. Loomulikult tuleb siinkohal rõhutada, et tehtud muudatustega ei antud järele logistikaahelale kehtivatele kvaliteedinõuetele. Et kui pakend ei ole piisavalt tugev, võivad logistikaahelas tekkida kahjustused ja siis nende administreerimine ja omakorda kahjude hüvitamine on väga kulukas protsess ja siis need saavutatud keskkonnaalased võidud võivad kaduda väga kiiresti. Edasi jätkame aga juba pakendi ringluse võtu teemal. Ümbertöötlemist ehk siis taaskasutusest rääkides ei saa kuidagi mainimata jätta ka ringmajandust. Keskkonna hea kvaliteedi säilimine on ju vajalik meie kõigi enda heaoluks ja arenguks. Ammutame ju keskkonnast kogu materjali, mida vajame erinevate toodete ja teenuste tarbimiseks ning lõpuks jõuab kõik meie tegevusest ülejääv ringiga keskkonda tagasi. Igaüks meist osaleb selles ringluses ja seega saame igapäevaste otsustega määrata, et kui palju ja kuidas me keskkonda siis tegelikult mõjutame. Pakend on ümbertöödeldav, kui seda saab koguda ümbertöötlemise ettevõttesse, töödelda ja uuesti kasutusele võtta sekundaarse tooraine ja kaubana.
ümbertöötlemistehnoloogiatest on ehk tähtsamadki vastav infrastruktuur ja rajatiste olemasolu. Ümbertöödeldud pakend sisaldab materjali, mis pärineb ringlussevõtust. See tähendab, et pakendites on kasutatud ümbertöödeldud pakenditest saadud toorainet. Ringlusse võetud pakend ei ole aga tingimata ümbertöödeldav, kuid ringlusse võetavaid plaste saab tõepoolest ümber töödelda. Läks keeruliseks. Proovin natukene lihtsamalt siis selgitada, et tarbijatena puutume kokku klaasiga ja klaastaaraga. Ja võtame näiteks siis meile kõigile tuttava standardse õllepudeli, mis läheb peale kasutust tegelikult taaramasinasse ja sealt algab teekond taaskasutusse. Toimub pesemine ja uuesti villimine. Üks õllepudel võib ringlusses käia circa 80 korda, enne kui ta siis purustatakse ja jõuab ümbertöötlusse. Aga teine näide klaasist, kus me kõik puutume kokku moosi või supipurgiga, mis on siis läbipaistvast materjalist või klaas. Ja see näiteks peale kasutust liigub kohe kogumiskonteinerisse ja sealt kohe purustusse, mis järel siis see purustatud klaas liigub sulatusse ja tuleb uuesti kohe tagasi uue tootena, mis on juba siis ümber töödeldud toormest klaas. Ja siit edasi siis, et kas pakendeid saab siis ringlusse võtta? Võib-olla pakendit ennast saaks, kuid kas seda tehakse ka konkreetses riigis, kuhu pakend jõuab? Kas seal on olemas ringlusse võtusüsteemid? Üldjuhul ikkagi Euroopa Liidus juba on. Samas oluline küsimus on ka see, et kas tarbijad teevad kõik võimalikku, et tagada ringlusse võtuks vajalik pakendite sorteerimine. Toon siin veel ühe näite, et jogurtitopsid, mille ümber on papist ümbris, tuleb kindlasti nagu siis eraldada sellest plastist ja sorteeridagi eraldi. Samas on küsimus selles, et tihti seda ju me ei kipu tegema, sest see nõuab sellist konkreetset käitumist. Ja teinekord võib ka avastada, et omavalitsused ei ole valmis veel vajalikuks sorteerimiseks, et mõnes kohas kompostitavad plastikut paljuski endiselt lihtsalt põletatakse, et seda veel ei sorteerita. Kuigi plasti ringlussevõtu sorteerimismeetodid järk-järgult arenevad, siis seni võiks öelda ikkagi, et pakematerjali selline valimisel kuldreegel on see, et proovige leida monomaterjal, sest see lihtsustab hiljem käitlemist ja liigiti kogumist. Sest komposiitmaterjale saab samuti kasutusele või ringlusse võtta, aga nendega on see protsess keerulisem, kuna materjalide lahutamine monomaterjalideks on komplitseeritum. Järgnevalt mõne sõnaga siis sümbolitest, mida me pakenditelt tegelikult leida võime. Küsimus on jällegi selles, et kas me neid paneme tähele ja kas me siis neid mõistame. Et igaüks on näinud vähemalt mõnda neist keskkonnasõbralikkusele viitavatest märkidest, mis on siis loodud sõltumatute keskkonnaorganisatsioonide poolt. Ülemises reas näete sümboleid, mis siis sellised üldised ja julgustavad meid taaskasutama ja ringlusse võtma. Keskmises reas olevad märgised kirjeldavad materjali tüüpi ja annavad juba sorteerijale täpsema suunise, kuidas vastavat plastpakendit käsitleda. Ja alumises reas on näha sertifitseerimismärgiseid,
vasakpoolsed 2 on juba tuttavad paberist ja puidust pakenditele kohandutavad FSC ja PEFC ning parempoolsed 2 on tegelikult siis plastpakenditel kasutatavad analoogid. Me oleme nüüd mõnda aega kirjeldanud üldisi teadmisi. Edasi läheme aga 2 Antalise poolt välja töötatud tööriista tutvustamise juurde. Ja need mõlemad on loodud Antalises koostöös erialaspetsialistidega ja need hõlbustavad keskkonnasõbralike toodete valimist meie sortimendist. Ja nendeks on siis rohelise kaardi tööriist ehk Green Card, mis annab teile põhjalikku teavet pakenditoodete keskkonnaomaduste kohta. Ja teine on Green Star System. See aitab teil hinnata erinevate toodete näitajate konkreetse keskkonnakriteeriumi alusel. Et meie rohelise kaardi ja Green Star Systemi abimaterjalide leiate meie veebipoes valitud toodete juures ja need täienevad pidevalt. Roheline kaart on siis Antalise veebipoes saadaolevate toodete infodokument, mis sisaldab toote kohta põhjalikku keskkonnateavet ja see võimaldab siis klientidel teha teadlikumaid valikuid. Roheline kaart on välja töötatud koostöös väliste ekspertidega, kes on oma ala spetsialistid nii õigusloomes kui ka keskkonnakaitses. Ja see sisaldab 11 erinevat keskkonnakriteeriumi, mis omakorda põhinevad 4 peamisel sellisel jätkusuutlikkuse väljakutsel, millega meie kliendid silmitsi seisavad. Ja nüüd sellel slaidil näetegi vaadet, mis Antalise veebipoes toote rohelisel kaardil näha on. Ja näha olevatest teguritest esimene on siis reostuse vältimine ja REACH määrus nõuab kõikide Euroopas kasutatavate keemiliste ainete määratlemist ning registreerimist. Et iga aine, mille kasutamine ei ole keelatud või piiratud, on lubatud. Järgmiseks näha ressursside kestlik kasutamine ja seal on välja toodud protsent esmase biopõhise materjali kaalusta. Ehk siis protsent PIR ehk post-industrial recycled ja protsent PCR ehk siis post-consumer recycled ehk siis ümbertöödeldud materjali kaalusta. Ja ka info toote korduvkasutatavuse kohta. Järgmises sektsioonis on mõju kliimamuutustele ja selle all on näha toote süsiniku jalajälg ehk info siis kasvuhoonegaaside heite kohta. Ja viimaseks elurikkuse säilitamine ehk seal on siis näha erinev sertifitseerituse informatsioon. Ja lisaks leiab roheliselt kaardilt ka muud keskkonnalist infot kuni tootmiskohani välja. Ja see teave vastab ka PPWR-i poolt seatud erinevatele mõõdikutele, mida ettevõtted siis peavad koguma ja jälgima. Ehk Green Cardi abil saavad kliendid valida pakenditooteid erinevate keskkonnakriteeriumide alusel. Ja varem öeldud ei ole lihtsalt vastust sellele küsimusele, et milline on keskkonnasõbralik pakend. Ja seda mõjutavad paljud tegurid. Green Card aitabki teil saada ülevaadet erinevatest teguritest konkreetse toote puhul. Lisaks oleme Antalises välja töötanud toote keskkonnamõjude hindamise süsteemi Green Star System. Et see aitab siis klientidel teha pakkematerjalide ostmisel keskkonnasõbralikuma ostuotsuse. Ja selle hindamissüsteemi abil saavad kliendid lihtsalt samalaadsete toodete keskkonnasõbralikkust võrrelda.
Greenstar süsteemi klassifikatsioon põhineb ringmajandusmudeli 4 kriteeriumil, mida tuntakse inglise keeles siis 4 R-i nime all ja mis on seotud ohutuse, tooraine hankimise ja toote kasutusea lõpuga. Ja hiljem vaatame, et kui tootel on rohkem tärne, siis on ta ka keskkonnasõbralikum toode, aga et need 4 R-i tulenevad inglisekeelsetest sõnadest reduce, reuse, recycle, recover. Ehk siis reduce tähendab eesti keeles vähenda, reuse, võta ringlusse sedasama materjali, recycle, et materjal on taaskasutatav ja recover on materjal, mis taastub. Ja siit siis on näha, et on tooteid, mis võivad Greenstar süsteemi tööriistas saada rohkem või vähem tähti, aga võib ka juhtuda, et mõni täht tuginedes nendele kaartidele, mida River juba tutvustas, jäävad ka mõnest kriteeriumist ilma, et seda võivad mõjutada siis 2 tegurit. Üks on ohutus ja teine on keskkonnasõbralike omaduste puudumine. Ohutus tähendab seda, et kui toode sisaldab väga ohtlikke aineid, siis see mõjutab tema tähtede hulka ja siin sellisel juhul üldiselt tähtede hulk on madalam. Ja keskkonnasõbralike omaduste puudumine võib tähendada seda, et kui toode ei ole ümbertöödeldav ja sisaldab näiteks biotoorainel põhinevaid või ümbertöödeldud tooret vähem kui 25% kogu toormest, sellisel juhul ei saa ka anda hinnangut. Aga et seda keerulist juttu natuke inimlikumalt kirjeldada, siis paberteibis on vähem keskkonda mõjutavaid komponente ja sellest tulenevalt on sellisel tootel tähtede arv suurem võrreldes teibiga, mis on põhimõtteliselt plastibaasil valmistatud. Selline tähtede süsteem on ainus siin vähemalt Antalise sellisel turgudel, kus me tegutseme ja selle asja eesmärk on siis just nende erinevate keskkonnakriteeriumite alusel hõlbustada valikute tegemist ja kui tunnete, et vajate täiendavat abi keskkonnasõbralike toodete leidmisel, siis võite julgesti pöörduda juba meie poole. Nagu veebiseminari alguses mainisin, jagame ka mõningaid näiteid pakendimaailmast. Seal branding ja keskkond ikkagi käivad käsikäes. Šveitsis on spordialatside tootja või spordialatside bränd, mille nimi on On. Ja nemad soovisid luua innovatiivse ning keskkonnasõbraliku pakendi, et siis pakkuda klientidele unikaalset kliendikogemust ja ühtlasi tõsta ka oma sotsiaalset vastutustunnet. Ja nende lisasoov oli, et pakend oleks valmistatud täielikult Šveitsi toodetest ja spetsiaalselt siis ka e-kaubanduse jaoks mõeldud. Aga kuna Šveitsis paberivabrikuid ei ole, siis meie Antalise kolleegidel tuli kastist välja mõelda. Nii siis töötatigi välja murupaberil põhinev pakendi lahendus. Ja see valik võimaldas ka edaspidi tagada tootele õige kaitse. Ehk siis pakendi suurust kohandati toote mõttega, minimiseerides võimalikult palju õhutransporti ja loomulikult on siis murupaberiga materjalina taastuv ja kompostitav. Mis veel olulisem, et see on siis Šveitsi päritolu. Ja teine näide pärineb Adidase projektist Made to be Remade programmist. Selle tooteseeria tooted on valmistatud 100% monomaterjalidest. Toote kasutusea lõppedes saab need Adidasesse tagastada, mille järel
toodet taaskasutatakse kaupade toormaterjalina. Ja tagasisaamise soodustamiseks on loodud korduvkasutatav pakend, mis on samuti valmistatud taaskasutatud materjalist. No, te ei pea loomulikult kohe nii suuri muutusi ette võtma. Saab alustada palju väiksematest ja ka lihtsamatest sammudest. Kas või seesama teip, millest siin eelpool räägitud oli, et vahetage siis plastteip paberteibi vastu või ka sellise teibi vastu, kus on siis ümbertöödeldud materjali rohkem sees. Või valige oma toote jaoks optimaalse suurusega pakend, mille materjalis on siis samuti kasutatud rohkem taaskasutatud või taaskasutatavat tooret. Ja loomulikult tutvuge teadlikumate valikute tegemiseks rohelise kaardi infolehega ning võrrelge tooteid meie Green Star süsteemi abil. Kokkuvõtteks siis, et vastus küsimusele, et mis on keskkonnasõbralik pakend, no see on mitmetahuline teema, et mängu tulevad väga paljud tegurid ja vaadata tulebki pakendi kogu elutsüklit. Igal juhul saab täna väita, et tarbijad väärtustavad ettevõtjate samme kestlikkuse suunas. Alustada tuleks pakendi disainist. Tuleb siis disainimise käigus põhjalikult läbi mõelda pakendi elutsükkel ja selle hulgas arvesse võtta pakendi toorainet ja optimaalseid mõõtmeid. Siinkohal soovitan võtta ühendust Antalise pakendimüügispetsialistidega ja uurida ka meie kodulehelt ja e-poest täiendavat informatsiooni. Paljud pakenditega seotud väljakutsed on lahendatavad üheskoos ja teinekord disain üksi ei olegi veel ainuke abivahend. Tegelikult tuleb veel vaadata, et tervet protsessi ja võib-olla protsessi juures saab ka mõningaid asju lahendada siis seadmete ja logistika protsesside automatiseerimisega. Ja siin selles taaskord Antalise meeskond hea meelega abiks on. Ja olemegi jõudnud oma seminariga siis küsimuste ja vastuste vooruni. Lasen siin silmadega üle küsimuste, mis siis chati kaudu meieni on saabunud ja valin siit praegu järgmise küsimuse, et kas keskkonnasõbralik kilekott on põlemas? Siin vist on näpuviga, et ikka on silmas peetud, et kas keskkonnasõbralik kilekott on olemas, et jah, on küll, et keskkonnasõbralik kilekott on siis toodetud ümbertöödeldud plastist üldjuhul ja kui tahad olla ise ka keskkonna eest hea seisja, siis peale kilekoti kasutamist pane see õigesse kogumiskasti ja sealt liigub see juba ümbertöötlusesse, mis ongi kaasa aitamine, kuidas kilekott muutub keskkonnasõbralikumaks. Siin on näha ka üks küsimus maksuteemade kohta, et mida peab eksportiv ettevõtte pakendi puhul silmas pidama. Väga lihtsalt vastates sellele, et dokumentatsioon peab olema korras ja peab olema teadlik siis, missugused need sihtturgude maksumudelid ja kogu see pool endast nõuab. Et ma võin nii-öelda öelda käesoleva suve erinevad kogemused, kus meie kliendid, kes ekspordivad Suurbritanniasse, hakkasid järsku küsima järjest rohkem tõendeid selle kohta, et kui palju on siis pakendi sees seda ümbertöödeldud ja esmast ehk virgin materjali. Ja see tuli tegelikult sellest, et Suurbritannia maksuamet muutus nii-öelda maksu kontrollil palju tõhusamaks, et niisugused nagu lihtsad asjad, et jah, pakendi dokumentatsioon peab olema korras.
ja siia saab ka veel lisada, et kui kaupasid pakendatakse kilega, siis teinekord võib olla mõistlik juba pakendamisel kasutusele võtta ka paber või vahetada siis kile paberi vastu välja, isegi aluste pakendamisel näiteks. Ja sellisel juhul on võimalus, et siin otsas juba aitategi kaasa sellele, et eksporditurul teie partner ei pea seal siis sellist plastimaksu tasuma, mis päeva lõpuks viib selle kauba hinna veidike kõrgemaks. Et jah, väga radikaalne muutus on kile asemel kasutada pakendamisel paberit näiteks. Nii, siin on veel üks küsimus. Et rääkisite innovatiivsetest materjalidest, kas teil on ka selliseid materjale pakkuda? Jah, me neid pakume ja valim täieneb pidevalt, et jällegi alustuseks paberbaasil võib olla siis see paberstretš või paberpakkelint, et neid juba on tasapisi sortimenti tulemas. Valik täieneb pidevalt ja sellega me ka igapäevaselt tegeleme. Üks küsimus on ka tulnud, et kas Antolis tagab kuidagi, et tarnijad on keskkonnasõbralikud. Me kasutame Antolises kolmanda osapoole teenust, selleks on Sedexi platvorm. Sedex tähendab siis Supplier Ethical Data Exchange ja seal on sellist 2 auditeerimise versiooni, mida siis tarnijad nii enda kohta kui oma tootmise ja ettevõtte kohta siis täidavad. Ja üks nendest on ka veel omakorda välis audiitorid teevad kontrollkäike. Ja just. Ja toodete vastavust keskkonnalastele standarditele me tegelikult hindamegi läbi Green Cardi ja Green Stari küsimustega. Et neid me tegeme koostöös oma tarnijatega ja seal tihtipeale see oleneb sellest, kuidas mõni tarnija tuleb oma uue toote või lahendusega välja ja teistpidi ka, mida kliendid nõuavad või küsivad, et meie töö on see omavahel kokku viia. Nii. Küsimusi on siin nüüd veel, aga mõnedki neist vajavad natukene paremat vastust ja kõigega me siis siit täna rohkem edasi minna ei jõua. Nii. Et oleme jõudnud sinnamaale, et meil on väga hea meel, et olite meiega selle webinari tunni ja loodame, et saite veidi parema pildi pakendite maailmast ja keskkonnasõbralikkuse vaatenurgast. Nagu algusestki sai öeldud, et tänane veebiseminar sai salvestatud ja järelvaatamise me saadame teile lingiga hiljem. Mina ka omalt poolt tänan ja kutsun üles jagama meile tagasisidet, mille vorm nüüd avaneb veebiseminari aknas eraldi. Ja tänan ka nende küsimuste eest, mis tulid, et seal olid mõned päris huvitavad küsimused, millesse me peame natukene põhjalikumalt sisse süüvima. Et
saan öelda siin seda, et seoses selle PPVR-iga on olnud erinevaid diskussioone tarnijatega ja nii edasi ja sealt kindlasti tuleb ka siukseid huvitavaid elulisi case'e. Et tänan teid ja kohtumiseni. Ilusat päeva.